Kas teil on ka vahetevahel tunne, eriti just suvel, et ei taha üldse süüa sükest rammusat toitu, et tahaks midagi kerget, lihtsalt, mõnusat? Vaat mul on täpselt täna selline tunne ja sellepärast ma mõtlesin teha hästi mõnusa avokaado basiiliku supi, mille siis paneme lõpuks kokku ühe pošeeritud munaga. Ehk siis 3 märksõna, mis seda suppi iseloomustab, ongi kiire, lihtne ja fancy. Aga hakkame pihta. No nii, kuna meie teeme täna 5 inimesel toitu, siis läheb meil vaja 2 suurt avokaadot, 1 suurt peotäit basiilikut, 1 kartulit, umbes 120 grammi herneid ja mis teeb selle supi veel eriti maitsvaks, on 1 terve sidrunheinavars. Esimese asjana lõikamegi lahti oma avokaadod, eemaldame neist kivid ja võtame nad siis koorest välja. Ja seejärel võime juba kiirelt läbi hakkida ka oma võtmekomponendi sidrunheina. Et see on tõesti peaaegu igas toidupoes isegi olemas ja no tõesti annab sellise mõnusa kiki sellele supile. Järgmisena võime ära viljutada oma kartuli ja selle kartuli ülesanne siin supis ongi see, et ta muudab kogu selle elu nagu paksemaks meil. Ja miks just nii õhukesed viilud on just sellepärast, et ta keeb lihtsalt kiiremini. Nüüd on meil läinud siin keema 800 milliliitrit vett, et siia juurde lisamegi siis oma viilutatud kartuli, basiiliku ja külmutatud herned. Ja absoluutselt kaua ei pea neid keetma, et see on ainult sekundite mäng, mil see kartul pehmeks läheb ja valmis saab. Järgmisena otsime üles köögist blendri, valame kogu kupatuse sinna sisse, lisame avokaadod. Blenderdame kõik ühtlaseks püreeks, lisame soola ja pipra. Ma oleks peaaegu unustanud lisada ka pool sidrunit, et see annab jällegi sihukest elevust juurde siia roole. No supp on meil nagu põhimõtteliselt valmis, aga see kõik ei oleks ikka päris täiuslik ilma selle tehnilise trikita, mida me nüüd kohe tegema hakkame ja mis kõigil inimestel selle tõelise vau-efekti tekitab. Lugu algab siis sellest, et me paneme vee keerlema, valame kruusist vette ühe toore muna ja kruusist just sellepärast, et siis me väldime munakollase katki minemist. Ja see keerlev vesi aitabki sellel munavalgel ümber munakollase ennast kinni siduda, et lõpuks jääks meile siis justkui üks ilus mozzarella pall. Üks perfektne pošeeritud muna peaks olema vees 1,5 kuni 2 minutit. Ja me saame seda väga lihtsalt kontrollida seda õrnat puudutades. See peaks olema veidi vetruv ja munakollane peaks tunduma seest vedele. Järgmisena asetame muna salvrätiku peale ja kuivatame selle vaikselt ära. Ja siis võib hakata juba serveerima. Selle supiga ma ütlen, et te lööte kõik oma sõbrad, pere, tuttavad kahviks. See on nii uhke lihtsalt. Otsige oma põlled üles ja tehke süüa. Tundke rõõm, olge muhed, teate küll. Tšau! Ei tea, kas peaks ka veganeks hakkama?